Sõna soja pärineb hiinakeelsest terminist du, mis tähendab suuruba. Esimest korda mainib sojauba kirjanduses Hiina imperaator Zhennung juba 2800 aastat enne Kristust. Hiinas, Jaapanis ja mujalgi sealkandis on sojatoidud kuulunud igapäevamenüüsse ligi 5000 aastat. Sojakasvatuse uurimisega on Eestis tegeldud juba enne teist maailmasõda, kuid vahepeal jäid uuringud soiku. Jõgeva sordiaretuse instituudis on praegusel ajal sojaoa katsetega tegeletud järjepidevalt 2004. aastast saadik. Kui veel mõni aasta tagasi sordiaretusega alustades tundusid Eesti sojakasvatajad endalegi ullikestena, siis täna on kasvanud nii huvi selle kultuuri vastu kui laienenud kasvatuse pindala. Mõtte sojakasvatusest tundus harjumatu seetõttu, et seni oli soja kasvatatud oluliselt lõunapoolsemates piirkondades. Tänaseks kasvab soja Eestis juba mõnesajal hektaril ning paralleelselt sojakultuuri alla jäävatele maalappidele kasvab ka huvi aretuse vastu. Soja võiks kasvada rohkemgi, aga seemnearendus ja paljundamine võtab aega. Tegelikult on järjekord soovijatest nii Eestist kui välismaal juba ukse taga. 2017. aasta suvel võttis Euroopa Liidu ühenduse sordiamet kaitse alla esimese taimekasvatuse instituudis aretatud sordi, sojaoa laulema. Eesti ilmastiku tingimustesse sobiva sojaoa sordi aretasid Maia Raudsepping ja Lea Narits Eesti taimekasvatuse instituudist. Sojasort laulema on unikaalne sort, esimene sojauba, mis valmib meie kliimatingimustes. Sordiseemet toodetakse ja viiakse läbi tootmiskatseid sobiva kasvatustehnoloogia väljatöötamiseks. Sojaaretajad said mulluga esimese Bergi innovatsioonipreemia. Graf Friedrich Georg Magnus von Bergi nimelise innovatsioonipreemiaga tunnustatakse maamajandussektori edendajaid, kes on loonud uuenduslikke tooteid ja teenuseid või kelle tegevus innustab kasutama innovaatilisi lahendusi ja praktikaid. Kas sojast saab meie kliimas palju kasvatatav kultuur, seda näitab aeg. Praegu on kõik märgid positiivsed. On olemas huvilisi, kes tahavad soja kasvatada, sest see kultuur on ka liblikõielisena hea mõjuga mullale. Looma- ja linnukasvatajatel on soov saada valgusööta ning olemas on tööstus, et seemneid väärindada. Alates 2018. aastast on soja lisatud rohestamise kultuuride nimekirja. Nõnda nimetatud rohestamine ehk kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade järgimine kannab endas eesmärki vähendada toidu tootmise mõju keskkonnale. Rohestamine on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika keskkonnameede, mis kehtib 2015. aastast alates. Rootsi ja Eesti seisavad soja kasvatamisel silmitsi sarnaste probleemidega. Rootsi põllumajandus- ja keskkonnainstituudi esimees Frederik Fogelbergilt küsisime, kas soja on võimalik Rootsis kasvatada ja millises seisus on sojakasvatus Rootsis? Yes, soybean can grow in Sweden, definitely, but you need to find a quite warm soil and in the south part of Sweden. So choose these kind of very light soils that you perhaps otherwise use for early vegetables, maize perhaps, and choose also a sunny place. I mean, don't have a field that is very wet and cold inside the forest, but take something that is leaning towards south, for example, in a small hill or a slope. So yes, we can grow it on the right spot. Yes. We have mainly trials for fresh harvest, these vegetable soybeans, where we have had 3 small trials of 4 different varieties. But we have also one field that we are going to let it mature until a dry seed, and then we will process it into ice cream. And we have also one small trial on the island of Öland on different varieties to see how big the yield will be in some different varieties. So this year we have quite few soybean trials, but it's all a matter of finding the money to carry out these kind of trials. Well, I hope that we will. We have been working with soybeans in Sweden for 6-7 years now, and it is still difficult to find a commercial production.
And this is mainly connected to the fact that companies import soybean meal or soybean protein isolate, etc. Very few actually uses the whole soybean. So we need to actually find someone that could produce flour from soybean or reduce the fat contents or make soybean oil from Swedish beans in order to actually have a commercial use in Sweden. Today we only have a handful of farmers that try it, and they mainly use it for their own pigs and cows, or perhaps in a small farmer shop at the farm to sell the seeds. So we need also this industrial part, someone that can actually process it, the soybeans, into different food products. That is what I'm hoping for within 2-3 years. Sojatoodang Euroopas on viimase 6 aastaga kahekordistunud ning sellel on konkreetsed põhjused, teab üle-euroopalise ühenduse Donausoja spetsialist Przemysław Kawlas. Küsisime temalt, milleks on vaja Euroopale oma sojakasvatust, milline on hetke turuolukord ja mida toob lähitulevik sojakasvatuses. Why soya? The most important answer for this is that we need more secure our animal production. So for this moment, about 75% of protein which we using for feed industry, we import from over the seas. So this is too much, and in some cases of problems or with the transport logistic or the habits of people, we are lack of product in Europe, lack of protein to feed our animals, to produce milk, to produce meat, to produce eggs. So we need to change our thinking about this security, and one of the best idea is to start to growing as much as possible soya in Europe as the best protein from the plant to feed animals. Yeah, in Europe you cannot cultivate GM varieties in Europe. So we using non-GM in Europe. We have over the 300 different varieties in European list of varieties of soya. So this is a huge amount, and still the breeders are working hardly on the new one with the better content of especially protein, and also about the area's majority to go into for the new places in Europe to cultivate, to going to north. Yes, as we are talking now here in Estonia. Yes. So we heard that it's possible to cultivate even these varieties what we have now in Estonia, also in south of Sweden. So it's really high level of European area. Market is already working. Yes, it's we can change we can see the changes in the market from years. It's starting in Austria, Germany about 20 years ago. That was the first system of labeling product from animal production, also as a no-GM production. So this is starting in this area, and that's growing and growing and growing. Now we especially see the change in the dairy system, that in main countries the whole sector of milk production is changing from GM to non-GM feeding, and they say that during the next 2 years will be the standard in Europe that milk and the product from the milk will be non-GM. So market is ready. Now it's that we have to import the non-GM soya from Brazil, because we still haven't got to as much as we can use in Europe this kind of product. And this market will be, will be developing quite fast. Because if customer goes to shop and see, okay, labeling, for example, milk without GMO technique, yeah. So after a few times, ask why. Okay, if I've got this,
Why I haven't got the same labeling for the meat, for the eggs? So this will be some kind of Rolling Stones, like they say. So we need to produce the soya, non-GM soya, to fulfill the requirement for our internal market. We are estimating that in 2025 we would like to have around 20 million tons of soya in Europe to produce. It will be about half what we importing, so this will be quite enough. Of course, we can use also another sources of protein like rape cake or DDGS, etc. But the soya meal, soya cake, and full fat soya will be the first choice for feeding industry to put in diet dosage. To preparing the feed for animals. So the market is huge, the potential is huge, and especially also the soya will help not just only to fulfill this gap of non-GMO product, but also helps in other areas in European agriculture. Eesti Taimekasvatuse Instituudi Jõgeva sordiaretuse teadur Lea Narits on veendunud, et eestimaise päritoluga sojasordil Laulemaa on tulevikku nii Eestis kui piiri taga. Küsisime, milline on sojaseemne aretuse hetkeseis Eestis, millised on sojakasvatuse eripärad ja kui suur on huvi sojakasvatuse vastu. Hetkel me oleme nüüd omadega jõudnud nii kaugele, et esimesed ristlused, mis on tehtud, on jõudnud juba 5. kasvatamise aastasse. Juba teeme valikuid ja kui kõik hästi läheb, siis kusagil 10 aasta pärast loodame sorti välja. Ahetus kui selline on tegelikult väga lühikene, et vähem kui 10 aastat on ahetusega tegeletud. Et agrotehnilisi katseid on tehtud küll juba 100 aastat tagasi, aga ahetusega tõsiselt hakati tegelema alles aastal 2013, kui siis tekkis tõsisem huvi ja siis kõige suurem võit siis siiamaani on siis meie sojasort Laulemaa, mis on siis välja tulnud juba. Et ka Eesti tingimustes praegu paremat me leidnud ei ole, just on tema varasus, on tema suur eelis, mis on ka väljaspool Eestit asuvatele aretajatele ja kasvatajatele silma jäänud, nad tahavad oma katsetesse ja oma aretusprogrammidesse just Laulemaat, et ta on niivõrd varane ja ka üpris külmakindel. Kui ikkagi meie kliimas kasvab, siis ta peab olema külmakindel. Et soja kasvatamisel esimene tuleb kindlasti silmas pidada, et ta tahab palju rohkem soojust saada ikkagi kokkuvõttes, kui kas siis tavaline hernes või juba ja isegi suviraps. Külvata ei ole vaja teda väga vara, et muld peaks olema soojenenud vähemalt +10 kraadini. Muidu see seeme ei hakka niiskust imama, lihtsalt seisab seal mullas ja ootab oma aega. Aga praegusel ajal on see tema eelis, et ei ole mingid haigused ja kahjurid teda veel Eestis üles leidnud, et taimekaitset ta ei vaja. Et tuleb üpriski ökoloogiliselt puhastama kasvatamine. Ja kuna ta ka ei lamandu eriti, kuna kaars on hästi tugev ja seisab hästi püsti, siis saab ka päris hästi koristada ja et koristusaeg küll läheb üpriski sügisesse, aga et kui korralikult kuivatada, siis saab ilusaks ahi kätte ka. Ja on huvi tundnud nii taimekasvatajad, aga hästi palju on ka just loomakasvatajate poolset huvi olnud, et nad tahaksid oma maist soja oma loomadele sööta ja mitte ainult loomakasvatajad, vaid ka linnukasvatajad ja isegi kalakasvatajad on pöördunud meie poole küsimusega, et kuna siis oma maist soja saab, kuna kõik nad kasvatavad oma loomil, linde kalu siis just nimelt soja proteiinil baseeruva jõusööda baasil. Madis Ajaots pälvis 2017. aastal parima taimekasvataja tiitli. Üheks põhjuseks kõige selle kõrval, millega ta rannuseeme osaühingus tegeleb, toodi välja just sojakasvatus. Madis Ajaots on oma katsetega näidanud, et sojat saab meie kliimatingimustes edukalt kasvatada. Küsisime, kuidas ta jõudis sojakasvatamise juurde ja millised on kogemused. Mina otsin rapsi asemele mingit head kultuuri, kus oleks vähem taimekaitsevahendeid ja väetisi. Et sealt see uuring pihta hakkas ja Jõgeva
sordiaretuse instituut või nüüd on ETKI, see tegi edumaa juba ette, et meil ei olnud väga palju lulletada siin, et jalgratast ei olnud vaja leiutada ja siis nii see asi on läinud siin. 3 aastat oleme soojad proovinud teha. Kas sellega alguses seondus ka mingisuguseid raskusi või asju, mida te ei osanud ette näha või planeerida? Eks me õpime iga aasta. Et see aastagi on niisugune õppimise aasta, et see aasta sai kile alla pandud, et toome Eesti kevadet 1 kuu võrra ettepoole. See tähendab umbes, mis ajast me räägime? Aprillis saame juba külvama hakata, et paneme kile alla ja üks Iiri tehnoloogia on, et proovime seda. Ja see on ka õppimise variant praegu, et ka me ei tea, mis see tulemus tuleb. Kas ütleme selle aretuse tagajärjed või see, mida te olete proovinud teha, kas see on viinud sinnamaani, mida te lootsite või on olnud ka mingisuguseid ootamatusi? No, tegelikult oli see sort laulemaa juba olemas, et meie lihtsalt külvame ja proovime edasi seda paljundada, et meie teha on siis kasvatamine praegu. Kui te võrdlete Eesti ja ütleme välismaa sojakasvatust, mille kohta on müüte palju, eks ole, et kuidas eestlane on vastu võtnud ja kuidas te need müüdid ümber lükkate? Et ega neid müüte väga palju ei saagi olla meie Eestimaal kasvatatud soojast, et see on nii algus, et me oleme biotäiega alustanud selle seemnekasvatusega, et ega neid müüte väga palju minuni ei ole jõudnudki veel. Aga ütleme läbi ajakirjanduse siiski ju käib selline vestlus, et GMO variandid ja kõik need, et kui kahjulik, kui kasulik, selle üle on arutatud palju, eks ole. Et kui palju te ennast sellest näiteks häirida lasete? Ei, mina ei lase häirida, et ma tean, et soojad süüakse üle maailma väga palju, et kui me siin Põhjamaal seda väga palju ei söö, aga see turg on tegelikult väga suur, et ma arvestan selle turuga rohkem. Maailmas kindlasti, aga eestlane on üsna konservatiivne inimene, et kas te olete põrkunud ka sellega, et ei võeta võib-olla seda kultuuri omaks või on teid hästi vastu võetud? Jah, tegelikult ma olen natuke turgu uurinud ka, et ega siin on probleeme selle toitumisega, et on laktoosi talumatuid inimesi ja eks nendele sobib see väga hästi. Ja tegelikult meie see sooja kasvatus jõuab tegelikult valgeliha tootmisele, et kanaliha ja siis sealiha. Et see oleks see väljund tegelikult. Võib-olla see inimtoit ei olegi see lõpptarbija meie jaoks, et pigem läbi liha seda suunata, et Eesti loomakasvatajad toovad väga palju sooja siis seda sööta sisse, et need on hästi suured kogused, mida võiks tegelikult Eestis ise kasvatada, et meie oleme mõelnud selle peale, et see loomasööt tuleks otse Eesti põllu pealt. Kas te oskate ka öelda, mille poolest Eestis kasvatatud soja võiks olla parem kui see, mida te just kirjeldasite, mis välismaalt on tulnud? No, kõige tähtsam, et ta on GMO vaba, et see on üks märksõna, mis Eestis ja mujal maailmas lööb läbi kindlasti, et see Eesti sort laulemaa on GMO vaba ja sellega me tahame maailmas ka rinde pista. Nii et põhimõtteliselt teie ambitsioonid on ka Eestist ikkagi väljapoole suhteliselt palju? Jaa, kindlasti. Eesti turg on väga väike. Et kui me ikka selle siin sooja kasvama saame, siis väljapoole ka ikkagi. No kui suur see turg umbes võiks olla? No Eesti on väga väike kasvu poolest, et siin tehased plaanivad, üks väike tehas on Eestis olemas, kes on sooja nimeline, et see toodab 60 tonni aastas, laseb läbi nagu sooja seemet, see läheb inimtoiduks. Ja selle toodangut oleme me ise proovinud ja meie toodangut kasvatatud põllu peal on ka proovitud, et see töötab ka seal. Aga tehaseid on Oru näol on tulemas üks uus tehas, et sinna läheb päris suur kogus tulevikus, et meie olemegi nagu selle tehase seemnekasvatajad, nagu, et proovime selle seemnekasvatuse käima saada ja küll siis teised kasvatajad juurde tulevad. Kui suur teie võimekus võiks olla, palju te jõuate toota? No, meil on talirapsi all on 400 hektarit. Et seda ma olen mõelnud, et see võiks sooja all olla, et vahetaks tali, rapsi ja rapsi üldse sooja vastu. Et see on meie praegune suurus, meie ettevõttel. Mis poolest sojakasvatus erineb teistest põllukultuuridest, et milliseid nüansse siin võiks olla, mida te olete pidanud juurde õppima või millega peaks inimene, kes kasvatab soja, arvestama? No, umbrohud on üks siuke teema, millega võib-olla algul on päris raske hakkama saada, aga saab hakkama ka, isegi mahedasse äkkega saab hakkama ja on umbrohutõrjevahendeid ka olemas, millega saab hakkama, et see võib-olla on algul, mis on raskem. Aga väetist on vähem vaja ja üldse herbitsiide ja pestitsiide on vähem vaja, et sellega on kindlasti lihtsam. Ja kindlasti see koristus, mida me praegu näeme, et
see sügis on 2017 on kuu aega hilisem kõik, et see on natuke raskem teema praegu. Aga me saame hakkama, et praegu vili jookseb. Mida te veel võiksite, ütleme, kokkuvõtteks või lõpetuseks öelda, et miks tarbijad peaksid eelistama teie poolt toodetavat kaupa või toodangut, et ma saan aru, et see on tegelikult nagu tulevikumuusika, eks ole? Ja, no kindlasti GMO vaba, et kindlasti Eestis toodetud. Kui sa kuskilt mujalt soojat ostad, siis see võib olla GMO-ga kasvatatud nende sortidega. See on kindlasti üks pluss. Ja ikkagi kodumaine, et meie ei kasuta nii palju pestitsiide, et see on küll kindlasti eelis siin Eestis, et see võiks puhas toode olla. Et pikemas perspektiivis või ütleme nagu laiemalt mõeldes ka globaalselt ennustate suurt tulevikku sojale kui ütleme kultuurile üleüldse? Jah, ma arvan küll, et kogu Euroopa tegelikult otsib sükest kultuuri, mis oleks vähema energiamahukam ja siis pestitsiide läks vähem, mineraalväetisi läheb kindlasti vähem, peaaegu 0 tase on lämmastikväetistel, et see on üks Euroopa suur märksõna praegu ka. Nüüd me räägime suuremas plaanis ka keskkonnasäästlikkusest. Jaa, kindlasti. Me ise toodame ka keskkonnasõbralikult, et me oleme kogu aeg turutnud seda keskkonnasõbralikult, et see töötab praegu.